Tere, Arvutitark alustab. Tere! Lähima poole tunni jooksul oleme taas infotehnoloogia lainel. Meil on plaanis vahendada teile möödunud nädalavahetusel Tallinna Tehnikaülikoolis toimunud suurimat riist- ja tarkvara ehitamise sündmust Tehnohäkk. Kavas on tutvustada eriti hea pildikvaliteediga ja ootamatult soodsat 4K monitori. Tõnisel on plaanis tutvustada ka võimalust, kuidas teha oma nutitelefoniga väga hea kvaliteediga fotosid. Kõigepealt aga juttu 4K monitoritest, mida võib leida ka Arvutitarga poodidest ja mille kohta võib öelda, et kliendid on nende vastu juba päris suurt huvi üles näidanud. Arvutitarga poodides on juba pea kuu aega elevust tekitanud ja huvi äratanud uued 4K monitorid, mille poolest nad erilised on ja miks inimesed neid osta soovivad. Selle kohta teeb kõige paremini rääkida poejuhataja Urmas. Ütle kõigepealt, mille poolest need 4K monitorid nüüd kõikidest teistest erinevad? No kõige suurem erinevus 4K monitoril võrreldes Full HD monitoriga on siis see, et ta on 4 korda kõrgema resolutsiooniga, ehk siis pilt on 4 korda parem. Ja kui palju inimesed selle vastu huvi tunnevad, et mul kodus oleks pilt 4 korda parem? No huvi on isegi võiks öelda üllatavalt suur. Et alguses lootsime, et inimesed võib-olla ei tunne vajadust selle järele, kuid entusiaste on päris palju, kes tunnevad, et see võiks kuuluda nende IT-tehnika arsenali. Kellele selline väga terav resolutsioon eelkõige oluline on või võib-olla ka professionaalselt lausa vajalik? No siin kasutusvaldkondi on palju, et seda suurt ekraanipinda, mis siis mahutab 4 korda rohkem kui Full HD ekraan, saavad väga hästi ära kasutada näiteks inimesed, kes tegelevad videotöötlusega, sest tal mahub siia peale kogu videotöötlusprogrammi, ütleme info, ei pea enam teist monitori kõrvale panema, nagu tihti tehakse. Pluss siis arvutiga mängivad inimesed, kes saavad nautida siis eriti head kvaliteeti, pildikvaliteeti. Kuna see konkreetne eksemplar on siin ka hästi kiire monitor, reageerimisaeg on ainult 1 millisekund, siis sobib see konkreetne eksemplar väga hästi ka mängimiseks. Kas see monitor nõuab ka väga head arvutit? Arvuti võiks olla ikkagi kaasaegne. Kui on väga vana arvuti, siis ei pruugi kõige paremat pilti temaga kätte saada tõesti. Kas selle 4K monitoriga saab ka televiisorit vaadata? Jah, muidugi saab. Ühendada siia külge digiboksi ja naudite oma televiisori saateid siit samalt ekraanilt. Pluss siis mitte ainult digiboksi ei saa ühendada, vaid saab ühendada kõik mängukonsoolid, mis iganes HDMI liidesega, Blu-ray mängijad ja nii edasi. Kõik saate siia külge ühendada. Ka oma mobiiltelefoni, kui sellel on MHL tugi ehk siis HDMI väljund. Selle saate siia ühendada ja vaadata oma mobiiliga tehtud videosid. Kui teil on 4K resolutsiooniga mobiiltelefon, siis on see pilt veel eriti hea. Nii et võimalusi on väga palju, aga televiisori vaatamise ajal saab ka arvutit kasutada üheaegselt. Just nimelt, et need pildid saab panna kõrvuti või siis panna üks pilt suureks ja vaadata näiteks 1/4 peal teist pilti. Nii et ta on nagu 2 monitori eest korraga. Kuigi televisiooni pildi kvaliteet vist 4K-ni meil päris ei ulatu veel? Hetkel veel ei ulatu, jah. Et kui nagu teame, siis Eestis on näiteks Tallinna TV on juba HD kvaliteedis, aga 4K kvaliteedis ei ole veel ühtegi telekanalit kahjuks Eestis. Tulevikus kindlasti tuleb, et tasub valmis olla selleks. Selle eest saavad arvutimängijad nautida tõeliselt head ja selget pilti või kuidas? Jah, just nimelt, et kui panete selle 4K monitori peal nüüd arvutimängu tööle, siis see pilt on tunduvalt parema kvaliteediga kui näiteks Full HD ekraani peal. Te näete 4 korda rohkem detaile. Ja mängukonsoolidega on sama lugu, kui tuleb kunagi välja 4K toega mängukonsool. Kui palju klientide hulgas on just selliseid olnud, kes tunnevadki arvutimängude pärast selle 4K monitori vastu huvi? No ütleme, et umbes pooled ostjatest ostavad selle arvutimängude jaoks. Ja teisele poolele, et milliseid eeliseid te peate neile välja tooma,
et ta selle monitori kasuks otsustaks või on inimesed juba eelnevalt niimoodi meelestatud, et nad tahavadki seda osta? Siin see pildi kvaliteet müüb ise praktiliselt seda monitori, et kui inimene ikkagi näeb, kui suur erinevus on ja kui terav see pilt reaalselt on, siis tekib kohe tahtmine seda endale saada. Ja selleks, et seda kvaliteeti näha, tuleb ikkagi siia koha peale tulla, sest ka läbi meie kaamera ju üks osa sellest kvaliteedist läheb kaduma. Jah, täpselt nii, et umbes 4 korda parem on see pilt tegelikult, kui te näete praegu oma teleekraanilt, kui te vaatate Tallinna TV-d HD kvaliteedis. No 4 aastat on ilmselt infotehnoloogia saavutused juba edasigi liikunud, et kas varsti on midagi muud ka selle 4K kõrvale oodata? No jutud juba käivad siin 8K-st ja nii edasi, aga eks me näe, mis tulevik toob. Kuidas sulle tundub, et kui suure osa sellisest monitoride käibest võiks see 4K lähitulevikus hõivata? Ma loodan, et siin aasta jooksul umbes 50% võiks olla tõesti see turg juba 4K käes. Möödunud nädalavahetusel sai Tallinna Tehnikaülikoolist teoks selle sügise suurim riist- ja tarkvara ehitamise sündmus Tehnohack. Uudsete ideede autorid kohtusid seal riistvara ja tarkvara inseneridega ning ärinõustajatega. Innovaatilisi ideid oli ligi 150 ja nendest võib välja tuua näiteks mõned. Nutikas linnumaja, nutikas jalgratas ja nutikas jooksurada. Teemegi nüüd tagasivaate sellele põnevale sündmusele. Tallinna Tehnikaülikooli Mektori majas on koos üle 150 riist- ja tarkvara ehitaja ning innovaatiliste ideede autorit. 3 päeva jooksul peab iga üritusel võistlev meeskond oma idee realiseerima esimeseks prototüübiks. Skeemipesa korraldatud Tehnohack on esimene omataoline sündmus Tallinnas. Mõte ongi ehitada uusi aparaate, mida turu pealt veel eriti ei ole. Teine asi on, üks osa on nagu uued aparaadid, aga teine osa on siis ka hobiaparaadid. Et lihtsalt õppida, omavahel kommunikeerida, sest elektroonika on teadupärast küllaltki keeruline ja selliste inimestega kokku saada nagu õudselt kasulik, et kui saada omavahel kogemusi jagada. Ja siin on siis projekte väikestest elektroonikaprojektidest kuni lausa kosmoseprojektideni välja, nii et siin ehitatakse kosmoseprojektidele tugisaatejaamu, siis õhupalliga tahetakse siin kosmoses ära käia, siis on igasuguseid nutikaid jalgrattatulesid, emotsioonipalle, iseliikuvaid taarakaste, et meil laekus umbes 50 ideed, igaüks esitada ideed ja me omalt poolt siis andsime Skeemipesa meeskonnast siis insenerid appi ja siis igale tiimile on määratud üks mentor ja 50 laekunud ideest me valisime välja siis ehitamiseks lõpuks 21 tükki vist läks ehitamiseks. Kolmandik seltskond on praegu mööda maja ringi erinevates laborites, et see on nüüd peasaal siin ja kindlasti osa seltskond ajab veel komponente taga linna pealt ka, et eile õhtu meil oli siin tõsine jama, et ei olnud laudi, kuhu istuda ja astuda, et umbes 150 inimest oli eile õhtul siin koos siis. Meie saime tutvuda uute leiutistega, kui need alles valmimisjärgus olid. Siin on siis ehitamisel nutikas linnumaja. Linnumaja on siis selline, et meil on plaanis siis kiirkorras kokku klopsitud üks linnumaja ja plaan on siis panna siia linnumaja serva peale siuke traadikopp, mis siis mängib mahtuvusliku sensori rolli. Et kui lind tuleb ja haarab jalgadega siit linnumaja servast kinni, siis selle traadi või sensori mahtuvus muutub. Siia põhja alla paneme mikrokontrolleri, see on siin laua peal. See saab siis aru, et lind tuli siia linnumajja ja saadab siis Google Docsi informatsiooni, et mitu lindu näiteks tunnis käis, me saame kokku lugeda. Ja siis on plaan panna siia linnumajja veel väike kaamera, mis teeb siis sellest linnust, kes siia linnumajja sööma tuli, teeb pildi ja saadab selle mobiiltelefoni peale. Nii et siis tööl olles saan siis jälgida, et just täpselt, et kogu aeg seda vaadata, et kes sul linnumajas söömas käib, palju neid käib ja millal sa peaksid toitu juurde panema ja nii edasi. Et me tulevikus tahame seda veel nutikamaks teha, et kuidagi tuvastada ka veel, et milline lind täpselt käis, et teha statistikat, et tihaseid käis nii palju, ma ei tea, vareseid käis nii palju, umbes niimoodi, midagi sellist. Aga see on juba arendusprojekt edasi. TTÜ teadlased on teaduslikult kindlaks teinud seda, et teatavasti tüdrukutele ei meeldi poisid, kellel ei ole käsi.
ja seetõttu jõudsime otsusele, et jalgrattasõit on üks ütlemata ohtlik asi, eriti kui soovid õhtul sõites suunda näidata. Käsi välja ulatades võib mõni veoauto selle lihtsalt maha sõita. Ja seetõttu oleme otsustanud teha jalgrattasõidu ohutumaks, paigaldades jalgrattale suunatuled. Ehk siis pakkudes ratturile võimalust, mida autojuhid tihtipeale ei kasuta. Ja seetõttu paigaldame praegu, mõtleme välja, kuidas on kõige parem seada, kas jalgrattasarvede asemele, siis suunatuled nii ette kui taha. Ja praegu tegeleme siis konstruktsiooni väljamõtlemisega. Näidake siis laua ääres ka, mis siis selleks laua ääres tegema peab? Elektroonika juures tegeleme hetkel tinutamisega ja ei tinuta mitte alkoholiga, vaid siis täitsa tina ja kampoli ja selliste asjadega. Ja siin on meil mikrokontroller valmis programmeeritud ja esimene suunatuli juba vilgub. Skeemipesa on rohkest huvist tehnohäki vastu positiivselt üllatunud ning meeskond plaanib tulevikus kindlasti üritust korrata. No hackerspace'id on väga levinud Saksamaal ja ka Ameerikas näiteks, et seal olid ka väga suured lausa hackerspace'i laagrid näiteks, ma tean, et Saksamaa üks suuremaid hackerspace'e, täpselt seda nime praegu ei mäletagi, et korraldab siis sellised hackerspace'i laagrid lausa suure põllu peale, kus on telkidega inimesed kokku tulnud, see on ikka mitmed tuhanded inimesed ühesõnaga. Et üritame Eestis ka siis sellist hackerspace'luse kultuuri juurutada. Tänane plaan näitab, et tuleb veel teha, et võib-olla kevade poole või siis sügise poole järgmine. Nüüd aga lähemalt sellest, kuidas teha oma nutitelefoniga väga hea pildikvaliteediga fotosid. Ja mina tean, et Tõnis, sinul on see saladus teada. Meie kasutame selleks põnevaid lisaläätsesid, mida saab kaamera ette kinnitada. Kuidas seda kinnitada, seda siis kohe näete. Praegustel mobiiltelefonidel on peaaegu et kõigil juba küljes kaamerad ja praeguseks on nad arenenud väga heale tasemele. Kaamerad teevad väga head pilti, on kõrge resolutsiooniga sensoritega ja kõik on nagu tore. Aga mis on nende tõsiseks miinuseks, on see, et neil on ainult üks lääts ja mitte mingisugust otsest objektiivi. Ehituslikult on nad tehtud sellised, et neil oleks võimalikult lai siis vaatenurk tavakasutaja jaoks, mis võimaldaks siis teha pilti ka kitsamates tingimustes ja samuti on neil siis tehtud väga väike ava standardselt, mis tekitab efekti, et teravussügavus on kogu aeg hästi suur ja teravustada on lihtne. Lisaks siis veel autofookus. Aga kui nüüd tahad oma kaameraga või fotokaga teha pilti, näiteks väga kitsastes tingimustes, korterist on vaja pilti teha, et müüa seda või mingid muud sellised lahendused, siis on tõsine probleem, et vaade jääb kitsaks. Pildil ei jää piisavalt palju asju ja selle jaoks on meil selline konverter, mis tekitab väga lainurkvaate ja see on võimalik kinnitada mobiili tahaküljele sellise klambriga. Lisaks sellele on meil teine konverter, millega on võimalik teha makropilte, väga lähedalt asjadest pilte ja ta suudab ikkagi ära teravustada selle abil. Tavalise kaamera puhul on meil ees siis bajonetiga kinnitatud objektiiv ja neid saab vahetada. Peegelkaamerate puhul objektiiv on küllaltki kallis asi ja on olemas ka siis niinimetatud konverterid, mis siis annavad ainult põhimõtteliselt ühe efekti, ehk siis nad on fikseeritud mingile kaugusele pildistamiseks, aga näiteks makropiltide tegemiseks ongi lihtsalt pisikene konverter, mitte selline pikk objektiiv, mis siis võimaldab eri kaugustele fokusseerida ja pilte teha eri kauguste pealt. Aga peegelkaamerate põhiprobleem on see, et nad on kallid ja mobiiltelefon on peaaegu et kõigil olemas. Mobiiltelefoniga kaasa tulev kaamera on täitsa asjalik, saab hakkama enamuste piltide tegemisega, mis on vaja. Me ei ole ju professionaalid, kellelgi, kes on professionaal, ostab endale töö jaoks kaamera, aga kes siis tavakasutajana kasutab seda selle jaoks, siis proovime lähemalt nüüd vaadata meie poolt pakutavaid läätsesid ja
konvertereid. Kinnitame kõigepealt klambri kaamera külge või siis fotoka mobiili külge. Ja siin tuleks siis jälgida, et objektiiv kaamera enda peal jääks täpselt tsentrisse või võimalikult täpselt tsentrisse. Nagu näha, siis sellel mobiilil ongi veidikene üleval pool reaalselt objektiiv. Ja siis saab selle külge keerata makroobjektiivi. Nüüd see makroobjektiiv on veel kaheosaline, siit saab küljest ära keerata lainurkläätse, mis teeb veidikene laiemaks seda pilti. Vaatame siis kõigepealt, kuidas jääb pilt lainurgaga ja siis võtame selle küljest ära. Nüüd, nagu näete, saame me minna palju lähemale objektile, nii et pilt jääb endiselt teravaks. Kui enne oli umbes nii kaugelt juba terav või veel terav, siis sellega saame minna palju lähemale. Ja nüüd võtame siis ära veel lainurkläätse. Makro? Ei, makro jätame külge. Võtame sealt pealt väikse lainurga ära ja paneme makroläätse tagasi. Nii. Ja nüüd on võimalik minna nii lähedale, ilma et pilt uduseks läheks. Nii. Ja ära käib väga lihtsalt. Põhiline mure ongi see, et kohati võib lihtsalt paigast ära nihkuda ja hästi tuleb jälgida seda, et oleks võimalikult tsentris selle kaamera küljes või fotoka peal. Sellepärast, et nii kui ta paigast ära läheb, nii ta läheb ebateravaks. Nii et veidi nikerdamist on, aga üldiselt on päris kasulik asi ja kuna ta on ise ka hästi odav, siis ei ole probleemi sellega. Vaatame ilma lainurkobjektiivita, nagu näete, sellise kõrguse pealt saame sellise vaate. Kõik on terav, kõik on tore, aga vaatenurk on suhteliselt kitsas ikkagi. Paneme siis külge nüüd uuesti selle klambri ja kinnitame siia külge lainurkläätse. Nagu näete, tohutult laiendab siis vaadet. Üritame samasse kohta ka enam viia. Aga miinuseks siis see on, nagu näha, tekib moonutus, servad lähevad eriti kumeraks. Ja see on täiesti paratamatu, aga kui nüüd siit seest võib-olla hiljem töötlusega pilt ära lõigata, nii et need kumerad nurgad kaovad ära, siis saab ikkagi väga palju laiema vaatega pildi. Ja jäänud ongi tänane viimane rubriik, meie traditsiooniline arvutimängude nurk. Täna tuleb juttu selle sügise tõelistest hittidest ja nendeks on F1 2014, Just Dance 2015 ja Minecraft. Tõenäoliselt kõik arvutimängurid teavad väga hästi neid nimesid. Kas ka sina, Tõnis? Loomulikult ja kindlasti kõik ootavad novembris välja tulevaid uusi hitmänge. Nüüd aga tänane arvutimängude rubriik. Kultusliku võrgumängu World of Warcraft novembris ilmuv lisaosa Warlords of Draenor on kasvatanud kasutajate hulka tervelt 600 000 mänguri võrra, 7,4 miljoni mängurini. Dekaadivanuse MMO 5. lisaosa tundub taas leidvat kadunud fännihorde, millele kindlasti aitab kaasa ka eelmisel nädalal avalikustatud mänguuendus The Iron Batch. Drink, Hellscream. Claim your destiny. You will all be conquerors.
Hongkongi märulist ja Hollywoodi vürtsikusest kubisev actionmäng Sleeping Dogs sai tuuningu. From today forward, your lives will be forever changed. Wait, Jackie Ma, I'm in. Find a way to make him trust you. Sleeping Dogs Definitive Edition toob ülipopulaarse action-mängu uue põlvkonna PlayStation 4 ja Xbox One mängukonsoolidele ja arvutile, ning seda täiustatud pildi ja rohkete mängulisadega. Our brotherhood pays our enemies with pain, suffering, and death. None suffers more than a traitor. We're cops. You're a cop. I'm an undercover cop. The rules are different. Juba reedel jõuab mänguritini uus action-rollikas Lords of the Fallen. I see the bad moon horizon. I know the end is coming soon. Rikkaliku fantaasiamaailma viiv action-mäng tutvustab jumalatest reedetud inimkonda. Mängus on realistlik võitlussüsteem ja võimalik kasutada klassipõhised oskusi. Asu teekonnale peatamaks üliinimlikud jõud ja taasta usk inimkonda. The sins I have committed have left their mark. Now I shall leave mine. Tantsumaanid, järgnev teadaanne on teile. Juba 5 aastat on mängukirjastaja Ubisoft kutsunud meid tantsule mängude seeria Just Dance'iga. Täna on meie ees maailma kõige populaarsem tantsumäng Just Dance 2015. Lõbus ja sportlik seltskonnamäng Just Dance 2015 toob mängijatine kombinatsiooni ajaloolisest melomaaniast tänapäeva superhittideni, pannes proovile mängija koreograafia muusikaliste tähtteoste saatel. Pharrell Williams Happy, Ellie Goulding Burn, Dead or Alive, You Spin Me Around, Avicii Addicted to You. Just Dance 2015 võimaldab juhtida taustatantsijaid, võistelda teiste mängijatega võrgus või kasutada laulude treeningversioone tõsisemaks treeniks. Just Dance 2015 on lõbus ja sportlik seltskonnamäng igas vanuses melomaal mängurist tantsumaanile. Novembris ilmuv Call of Duty seeria värske täht Advanced Warfare viskab kinda teistele tulistamismängudest raskekahuriväelastele. Democracy, democracy. Call of Duty Advanced Warfare loob kujutluspildi tuleviku lahinguväljadest, kus nii tehnoloogia kui ka taktika juhatavad Call of Duty uude ajastusse. Call of Duty Advanced Warfare toob meie Oscarist näitleja Kevin Spacey Jonathan Ironsina lahingutegevuse apokalüptilise päästjana. Call of Duty Advanced Warfare pakub tõsist action-žanri konkurentsi ja asub vallutama 2014 aasta mänguedetabelite tippe. Little things like we ought to be tolerant of those who disagree with us. We ought to be tolerant of those who worship a different God than us. That a journalist ought to be able to disagree with the president. And you think that you can just march into these countries based on some fundamentalist religious principles, drop a few bombs, topple a dictator and start a democracy? Tänane vaataja küsimus on, kui mitu lugu on äsja ilmunud Just Dance 2015? Õigesti vastanute vahel loosime välja selle ülieksklusiivse Assassin's Creed Unity kujukese nimega Arno. Ja tüdrukute T-särgi Just Dance 2015. Meie saade ongi läbi saamas, aga paar sõna on veel vaja rääkida ka ilmselt sellest tegelasest, kes juba mõnda aega meie stuudios külas on, arvutimängust Assassin's Creed. Kes ta on ja miks ta siin on, Tõnis? See on Assassin's Creed'i tegelaskuju Arno ja lisaks sellele füüsilisele kujule on ka kaasas digitaalne voucher, millega saate mängu sisse antud tegelaskuju, nii et saate temana ringi osta. Ja seda saab siis järgmises saates välja loositav mänguvõitja. Selleks, et mängus osaleda, tuleb teil ikka kirjutada õige vastus aadressile tv@arvutitark.ee ja ootame teisigi küsimusi ning ettepanekuid. Aga aitäh vaatamast ja võib-olla tekkis teil täna mõningaid ideid. Võib-olla olete järgmiseks korraks juba proovinud ära nutitelefoniga väga heade fotode tegemise. Nii et proovige kindlasti ise ka järgi. Täna aga aitäh vaatamast teile ja kohtumiseni.
kohtumiseni!